Nii, tere päevast! Olen Vilniuses kõikide pühakute kiriku juures. Käisin just kohalikku toitu söömas. Issand jumal. Ja see peliin, mis mulle toodi, see oli selline õhupalli suurune, ma ei tea, väikese jalgpalli suurune, täidetud üleni sellise, ma ei tea, kodujuustu moodi juustuga või kastmes. Enne võtsin heeringat ka ja see oli ausalt öeldes maailma kõige parem heering, mida ma olen söönud. Nii et piinlik on öelda, et Eestimaa jääb alla, aga Eestimaa jäi sellele alla. Et see oli tõesti väga-väga hea heeringas oli. Ja filtreerimata õluti väikese klaasi, nii et täna on mul mingi joomise päev. Lennukisin hommikul muidugi prantsuse šampanjat, äriklassi õlud, aga salongis enne jõin alkoholivaba õlut, sellepärast, ma ei tea. Joomine on tore, aga kui purjamine ei ole väga tore, nii et tuleb teha valikut, nii et see õlu oli ka väga hea, mis seal oli, aga ma ütlesin, et ma lihtsalt ei saa juua seda suurt klaasi, sellepärast, et ma tahan õhtul veel juua. Ja siis tuli seda lihtsalt natukene huuli niisutada väikse klaasiga. Aga toit oli suurepärane, nii et see koht, mille ma sain kusjuures internetis natuke kaevates, mitte need on need klassikased kohad, kus käiakse Leedus söömas. See on üks selline koht, mida teatakse vähem, aga mis on tegelikult pidi olema kõikide nende teadjate arvates kõige parem. Ja see toit oli väga-väga hea seal. Et mis on minu see muljed Leedust, et ma ütlen, Leedu on minu jaoks eksootilisem maa kui Hispaania. Ja ma arvan, et see jutt mingitest Balti riikides, ma ei saa mitte midagi aru, sellepärast, Leedu on täiesti, ta on eksootiline, aga ma proovisin restoranis ära selle lause ka, et endale musta kohvi teile leedu keeles, ütlesin selle ettekandjale, ma oskan ühte lauset leedu keeles ja ma kasutan praegu seda ja vaatan, mis juhtub. Ja ma sain musta kohvi, nii et ta sai minust aru, nii et ma leedu keeles olen arusaadav isik. Kahjuks ma saan ainult ühte lauset, nii et peaks teise lause ka õppima. Vot nii, aga mis on Leedu puhul, Leedus ma mujal peale Vilniuse pole käinud ja ma olen üle 50 aasta maailmas enne elanud, kui ma Vilniusse üldse sattusin, üldse Leedusse. Et mis on Leedu puhul on vaimustav on arhitektuur, mitte Leedu, Vilniuse puhul see on arhitektuur. Et see on nagu valel laiuskraadil. Et meeldub nagu oleks mingi Itaalia või ma ei tea, mingi Põhja-Itaalia, midagi sellist. Ja tegelikult on selline külm, põhjamaine taevas on kogu selle värgi kohal ja tekitab sellise väga veidra, sellise müstilise ja luulelise tunde nagu. Et midagi nagu oleks viltu, aga samas on midagi nagu väga ilus ka samal ajal. Et arhitektuur on tõesti fantastiline, et siin peaks tegelikult tulema niimoodi, et peab neid hooneid imetlema. Et see on nagu selle asja mõte. See on hästi vägev küll, jah. Ja kas see kirik, milles ma seisan praegu, see on juba ka päris äge. Jaa. Ega see on näha, ma pean tõstma kuidagi, ma ei tea, kuidas. Ei saa nii äkki. Ühesõnaga guugeldage kõikide pühakute kirik Vilnius. Jah, ilm on kuidagi natuke külm ja tuuline. Käisin selle Gedimiinase torni otsas, see oli ikka eriti tuuline ja külm. Ja järsud trepid ka, et sinna saada, aga õnneks ma siin üles köisraudteega, seal on nagu rada ka, mida mööda minna, aga seal on üles, et ma radamas oleks saanud vabalt. Aga alla nagu järsakut mööda mingi märgi, hakkab sadama ka, aga mida märgi kive, eks ju, ei aitäh. Ja seal oli selline funikulöör, et sellega sai üles, nii et selle ma läksin üles. Nii. Ja ma mõtlen, siin ma sattusin mingi getohvrite väljakule, ma ei tea, Vilnius oli ju tegelikult Põhja-Jeruusalemm. Räägitakse, ilma Vilniusse poleks Iisraeli olemas, et kogu see sionism ja värk-särk tuli siit nagu, nii et nägin just Palestiina lippu kuskil ka, nii et praegu on võib-olla Palestiina siis teema, et enne oli Iisrael, nüüd on teised hoovused, teised tuuled, voolud. Aga huvitav, et ilma selle Vilniusest ei oleks Iisraeli olemas. Mingis raamatus, mida ma lugesin, oli nii kirjas. Et väga huvitav.
Ja tegelikult see tsepeliin on ju ka tegelikult juudi köögist tegelikult sisse vehitud. See on tüüpiline juudi selline toit, eks ju. Oh jumal, ma loodan see ära siirida, enne kui ma ärilase salongi jõuan. Seal ongi midagi muud vaja süüa. Homme ma vist ei söö üldse midagi, sellepärast, et noh, jah, reisimine on tervisele väga ohtlik. No nii. Jah. Et jah, et kas ma edaspidi ka tahaks Vilniusse tulla, no ma ei tea, mingit maimustust ma otseselt siin aga just ei tunne, aga ma ütlen, et siin on, kui mulle antakse valida, kas minna Milanosse või Vilniusesse, siis ma tuleksin Vilniusesse küll, jah, Vilnius on parem kui Milano, see on selge. Aga noh, kas ma siia just väga... Ma pigem välisel riikides, mille keeli ma ka oskan, et siin on nagu selles mõttes, ma ei oska kohalikku keelt. No muidugi enamik, praktiliselt kõik turistid, kes siin käivad, ei oska leedu keelt, eks ju, see on võib-olla kõige suurem probleem ka, aga mulle meeldib põhimõtteliselt käia rohkem riikides, mille keelt ma ka oskan, nii et võib-olla sellepärast ma eestaksin pigem minna Hispaaniasse ja eriti Katalooniasse. Et seal on nagu selline mugavam tunne võib-olla olla. Kuigi hakkama saab siin ka ilma, ja noh, nagu ütlesin, see lause, mille ma leedu keeles ära õppisin, et musta kohvi tellida, see lause kulus marjaks ära, nii et ma olin arusaadav leedu keeles. Ja. Aga leedu keelega ka nii palju, ma ei mäleta, täna vist kuulsingi leedu keelt esimest korda elus, mulle tule ette, nagu ma oleks seda keelt varem kuskil kuulnud. See on ka kuidagi väga huvitav, selles mõttes, et jällegi mingi Balti ühtsus ja Balti riigid, ja ma kuulen täna esimest korda elus leedu keelt. Jah. Ma ei tea, mis siin veel asub. Kirik tunduvad kinni.